Kallid sõbrad, armsad inimesed. Igal hommikul, kui ärkan, mõtlen sellele, kui õnnelik inimene ma olen, sest minu ümber on nii palju häid pühendunud ja töökaid inimesi. Nii Siseministeeriumis, teistes riigiasutustes, vabakonnas ja usuühendustes, ajakirjanduses, väljaspool Eestit ja siin kodumaal. Oleme ju kündnud ühte vagu ja ajanud sama asja. Nüüd, kui minu tegevus rahvastikuministrina lõppeb, ei tähenda see sugugi, et rahvastiku- ja perepoliitika, kodanikuühiskonna ning globaalse eestluse esindamine koostöö kirikutega peaks otsa saama või et nende teemade tähendus jääks vähemaks. Ka järgmine valitsus jätkab nendega. Ma loodan, et sama tõsiselt ja pühendunult. Mina jätkan oma tööd Tallinna linnavolikogus, kus on samuti võimalik kaasa rääkida kõigis nendes küsimustes, mida sain siiani koos teiega teha. Ma jätkan poliitikas, et mõjutada otsuseid, et meie rahvas kestaks. Ja mul on väga hea meel, et Siseministeeriumis, minu valitsemisalas, minu lemmikministeeriumis said nii mõnedki meie meeskonnas uue lapse võrra rikkamaks, kui ma siin töötasin ja said siirduda lapse või isa puhkusele. Suurem osa nendest said oma esimese lapse, nad olid noored. Ja et meie otsused, mis soosivad pere juurdekasvu, mõjusid siinsamas lähedal, meie oma majas, see on väga armas ja innustav. Kas teile tundub ka, et sõna lapse puhkus on paradoksaalne? Me kõik teame, et lapse saamine ja kasvatamine pole pere jaoks mingi puhkus. See on muidugi rõõm, aga ka rahva kestmise seisukohalt kõige olulisem töö, mida üldse üks ema ja isa teevad. Ja siin töötatud aja jooksul olen tundnud, kui toetavad on kolleegid teistest asutustest ja meiega tihedalt koostööd teinud vabaühendustest, headest inimestest, väliseesti kogukondadest, kirikutest ja kogudustest laiemalt. Teie pühendus on iga päev andnud kindluse, et südamega tehtud töö ei jää tähelepanuta ja see kannab vilja. Me ei oleks saanud oma ülesandeid täita, kui seda poleks ajakirjanduses kajastatud. Ja olgugi, et taskumeedia ajastul on meil palju võimalusi oma arvamust avaldada ja mõtteid levitada ka ise oma kanalites, on pere- ja rahvastiku teemadele mõjusa võimenduse andnud nii üleriigilised kui kohalikud ajalehed, nende veebiportaalid, raadio ja televisioon. Kallid ajakirjanikud, ärge väsige nende teemade kajastamisest, sest ka teie vastutate meie kestlikkuse ja tuleviku eest. Suur tänu ka teile. Olen oma kolleegidele ja koostööpartneritele alati öelnud, et meie töö ei sõltu kellaajast ega nädalapäevast. Seetõttu ma tean, et olen vahel teile isegi tüütu olnud, helistanud ehk mitte kõige sobivamal ajal ja kohas. No mis teha? Minu kärsitus seista nende teemade eest on lihtsalt vahel tõusnud keemistemperatuurini, aga oleme ju alati ühise keele ja lahenduse leidnud. Ja kui ma õhtuti magama lähen, olen tänulik iga väikese asja eest, mis päeva jooksul üheskoos tehtud saab, et Eesti oleks peresõbralikum riik näoga kõikide inimeste poole. Ma tänan teid südamest, et andsite oma panuse. Me kohtume veel, et ühist asja ajada. Olge tublid ja olge hoitud.